Kuidas siis nagu see otsus tuli või kuidas sinnamaani jõudsid, et nüüd aitab selle suure autoga sõitmisest? Sel hetkel tekib kiusatus jalg nagu gaasipedaali pealt ära võtta, eks. Minu oma tehtud töö, eks. Praegult vahest ei kipita või? Otseselt ei kipita, aga... Nüüd me teeme ühe väikse vingerbussi. Ja nüüd saab osa läbi. Tere jälle, Erki! Tervist! Poleks nagu nädalgi mööda läinud. Jätkame siis sealt, kus enne pooleli jäi. Ehk siis Kiire Kamaru sai valmis ja sai esimest korda võistlema. See oli aastal 2006 ja vist oli äkki juunikuus. Ja eelmise osa lõpus meil jäi väike küsimus õhku ja mina suutsin veel välja guugeldada, et aastal 2006 sõitsid sa raadil 9.2 lõppkiirusega 246 kilomeetrit tunnis. Tartus Ülenurme lennuväljal püstitati eile kiirenduse veerand miili Eesti rekord, mis on 9,2 sekundit. Selle püstitas Taavo Erki Vitsut oma Chevy Camaroga. Ühe korra olevat mehel õnnestunud veerand miili läbida isegi 8,8 sekundiga, kuid reeglid näevad ette, et tulemust peab kordama. Väga libedaks läks, hakkas käest ära minema, lasin gaasi lihtsalt maha pärast. Oli endaga tunne, et äkki nagu jäädki maha ja jõuagi järgi? No hetkeks oli küll, aga siis ma tundsin, et gaasipedaal on ikka jalal veel vajutamisruumi on, et tuli ära. Kõik need üle 1000 hobuse töötavad ikka ühes koos? Jah, täpselt. Ja siis 9,2 meenub õieti. Ja see võis olla raadil küll, Tartus. Aga mäletad ka, mis see esimene... Tegelikult, kas sa enne võistlust jõudsid veel testima ka või oli pigem ikkagi garaažist otse? No see oli enam-vähem ikkagi otse. Et kindlasti oli vaja sinna jõuda ja nagu ikka, asjad jäävad viimasele momendile, et ega see on suurt testida. No nii palju sai testida, kui on siis võidusõidu raamiseks. See on mingi sõidu või 2 saab teha, eks. Aga eraldi mingit testipäeva, kui sellist ei jõudnud käia. Tavaliselt testipäev on ju eraldi üritus ennem võidusõidu hooaega, kuskil kas aprill või mai, et jah, selleks ajaks me auto peale valmis ei jõudnud. Ja põhimõtteliselt ikkagi toore autoga läksime. Aga seda esimest emotsiooni mäletada? Mäletame hästi. Et ta kiirendab veel finissi joone peal ka veel kiirendab. Nii mõnus minek on, jah. Et kui ütleme, et tänavasõidu autoga on kohalt võtta on hea, poole peal läheb ka veel ilusti, aga seal lõpus juba enam-vähem ei toimu nagu suurt midagi, piltlikult öeldaks. Selle autoga on ikka niimoodi, kui ikka jalg on ikka põrandas, et ta siis ka veel kiirendab. See on ikka tõesti. No, 1000 hobujõud on 1000 hobujõud. Aga pärast ka värisesid? Praegu ei meenut, oleks värisenud, aga vaata, kuna see läks ikkagi nagu järk-järgult, eks. Võib-olla kui nullist sõita 1000 hobujõudaga, võib-olla siis võtab värisema, eks. Aga tol hetkel mulle ei meenu küll, et oleks värisema hakkama. Ja siis olid juba kõik turvavarustus ja kindad ja kiivrid ja kaelatoed ja kõik asjad juba olid olemas, et siis tuli juba selle eest juba muretseda, et kiirused läksid suureks. Pidurdusvari sai kohe külge? Pidurdusvari sai jah, kohe külge. Et see oli ka üllatus, et kui järsult ta tegelikult pidurdab, kui vari lööb lahti, et siis ikkagi jõnks jääb läbi. Sa pead ikka pead ikka tagasi hoida, see ei ole mitte niisama, et vaatad vasakule paremale, pea käib ikka kolake korraks ette. Mäletan enda esimest emotsiooni varjuga pidurdamisel. Oli umbes samamoodi 230-40 pealt. Ja alati enne kui läksid tõmbele, tõmbad traksid kõvasti kinni, et veendud, et on hästi. Ja esimest korda, kui selle varju lahti tõmbas, siis tekkis efekt, et kus need traksid on nii lõdvad on kuidagi, et nagu väga hästi hakkasid neid tundma. Aga kuidas selle auto käekäik üldse oli? Seda me rääkisime enne, et sa sõitsid 2 aastat bensiini peal sellega. Aga kuidas need 2 aastat oli? Oli väga... 2 aastat sõitsin bensiini peal ja et siis nagu Laurile järgi jõuda, eks, ja ka siis vahest ka mööda minna, siis oli selge, et tuleb kasutada alkoholi, eks. Ja see andis meil hobujõu lisa umbes 300-400, niimoodi, et lõpuks sõitsime 1400 hobujõuga. Sest, et aga see enne alkoholi peale minekud, siis kuidas see auto tehniliselt sul vastu pidas? Oli mingeid suuri muresid ka? Ei, üldse ei olnud, absoluutselt mitte.
nagu ta sai juba nullist juba niisuguse mõttega ehitatud, et sellega käiakse kiirendamas, sõidetakse põhjagaasiga, võetakse nii palju välja, kui vähegi saab. Aga mis mulle meenub sellest ajast, on küll see asi, et keegi on mulle seda ennem ka öelnud, et kui mootori ehitaja ise sõidab, eks, et see ei ole hea variant. Ja mul on siiamaani nii mõnigi kord meeles, et stardis olles seal vaata Lauriga koos, eks ta mõned sekundid on aega, eks see steitsimise värk, eks kuuled, et pööran juba üleval, et see hääl ei ole puhas. Sel hetkel tekib kiusatus jalg nagu gaasipedaali pealt ära võtta, eks minu oma tehtud töö, eks. Aga tegelikult nii ei tohi teha, isegi mõelda ei tohi mitte niimoodi, eks. Kui võidusõidu oled, siis sa pead panema gaasi põhja ja minema lõpuni välja, eks. Aga mul on see meeles jah, et nii mõnigi kord sai kuuldud, et vist ei ole hääl tore. Mul sellega tuli endal üks seik meelde, samamoodi, et suurem osa mootorid olen ikkagi ise kokku pannud ja teinud. Aga just seesama ka, et nagu seda refleksi pole vist kunagi olnud, et hoiame nüüd või midagi. Ma mäletan ühte starti, kus oli see, et eelmine tõmme oli kaane tihend haiget saanud ja autos särgis oli selline surve sees, et peale burnouti, kui hakkasin steitsima, nägin silmanurgast, nägin temperatuuri kella, see näitas mingisugune 98 või 102 juba, mis tegelikult see, et Bemmi rida 6-le on nagu väga, väga palju, sest need kaaned lähevad kohe ära. Aga siis oligi see, et ei, peab proovima ja siis sai pärast jälle remonditud kõvasti. See nüanss veel meeldub, et 2007-2008 sõitsin bensiini pealt ja 2008 sai üle mindud alkoholi peale. Aga me sellest Pärtliga ei rääkinud, et minu teada Laurile see info ei jõudnud. Okay. Aga kui me siis nagu kevadel 2008 välja tulime, mäletan, see oli vist esimene võidusõit oli. Mul praegu ei meenu, mis uuendused Lauril tehtud oli, aga Lauri oli ka seda ehitanud talv otsa seda mootorit ja oma autot, eks. Ja me olime talv otsa ehitanud ja läinud üle siis alkoholi peale, eks. Ja kui oli see esimene võidusõit, sa mäletan, me läksime koos. Võimalik, et isegi, et Lauri võitis selle, aga meie see vahe oli finišis, kas oli pool meetrit? Stange. Või stange mingisugune, jah. Ja sellele eelnes siis talvotsa ehitamist. Ja vahe oli nii väike, eks. Et see oli ikka äärmiselt tasavägine. Aga... Lauri ise võib-olla mäletab rohkem, mis tal 2008 jah, sai selle uuendusi tehtud, et aga siis juba läksid juba ajad 8-sse. Aga kuidas selle, sest et sa ju kiire kamaruga sõitsid kuni 2009-2010? 2009 äkki oli viimane kiire kamara sõitel, jah. Ja. Siis tuli see masu tuli peale. Masu tuli peale, siis ma küll 2010 sõitsin, aga 2010 ma ostsin omale, kas oli üks valge Firebird? Millele see ka mingisugune mootor ehitatud ja sellega ma põhimõtteliselt sõitsin ka mingi hooaja ära. Okay. Aga see... Kiire kamaruga jah, oli 2009 jah, viimane. Aga need siis 2006-2009 siis 4 täishooaega, et kuidas see oli? Need muljed, mälestused? Tagantjärgi on, mida rohkem aega edasi läheb, seda ägedam kõik asi nagu tundub, eks. Aga mille üle mul kõige rohkem on hea meel, et see mootor kestis kõik need 4 hooaega. Ja mitte mingit probleemi ei olnud, et see oli ikkagi nii hästi ehitatud asi ja nii hästi pidas vastu. Ja kui see auto sai hiljem 2009 sügisel sai ära möödud, selleks jälle Soome. Ja siis see, kes ära ostis, lahutas ära siis kere ja mootori. Kere läks siis kas mingi tänavaklassi sõiduks, kuskil small lookiga, kui ma ei eksi. Aga mootor pandi peale Monster Trackile. Ja see Monster Track sõidab siiamaani selle mootoriga ringi. Mis on 2006 tehtud. See Monster Track käis eelmine aasta vist ei olnud, aga üle-eelmine aasta käis Haapsalus American Beauty'l tegemast demosõite. Ja siis ma selle mehega rääkisin. Ja ütles, et see on minu mootor selle peal. Mille ma ehitasin 2006. Ja siiamaani sõidab see. Ma korra veel lähen nii palju tagasi, et sa ütlesid ka, et kõik see 4 aastat, et mootor kestis ja kõik oli hästi, on ju. Aga
talvisel ajal siis ju hooldus ikka tegid mõelda. Hooldustada sai ikka tehtud, jah. Et siis ju... Et sai lahti võetud, vaadatud, mis siis karul kõhus on, kas on midagi juhtunud või ei ole. No mitte midagi ei olnud juhtunud, paid jälle samal ajal kokku tagasi. Aga mingid uued saaled, asjad sai ikka on ju? Tihendid said uued, aga saaled ei saanud uus. Nii hästi pidasid vastu, et nii hea õlitussüsteem oli, et toimus. Aga see oli siis juba ju järelturu võidusõiduks loodud plokk on ju? Seal oli puhtalt võidusõidutehnika, nii plokk kui Ventwell, kui Kolvid, kui Saaled, kui Kaaned, kõik oli juba järelturu oma mõeldud võidusõiduks. Ja tänu sellele ta kestis. Et paberi peal oli jah tavaline USA piikplokk, aga tegelikult oli nii ümber inseneeritud ja tehtud niisugune õige asi. Aga... Ja ma sõitsin lõpuni välja mehaanilise pritsaga. Aga bloweritel, jah, tänapäeval nüüd blower mootoritel juba on nagu elektrooniline sissepritsa, aga siiamaani pigem ikkagi paljud tunnistavad bloweri puhul seda mehaanilist sissepritsat, et see kuidagi on õige ja jahutab paremini ja nagu töötab paremini. Et teda on jah keerulisem jällegi kontrollida, aga et ta nagu see summa on parem. Toimis nagu ilusti. Lihtsalt kui me läksime metanooli peale üle, siis tuli siuke lisatöö veel ette võtta pärast võidusõitu, et metanool tuli siis välja lasta süsteemist, süsteem läbi pesta ja kas siis mingi VD40 või mingisugune kärgõli sisse pannaks. See muidu see alkohol on nii agressiivne, eks. Seda ei tohtinud jah sisse jätta pärast võidusõitu. Iga kord tuli läbi pesta. Ja siis ma kujutan ette, et õlivahetus käis ka siis iga kord? Iga kord käis õlivahetus ka, sest õli välja lastes oli täiesti piim. Et seal paratamatult läbi rõngast ja kõik see ikkagi, et kütust nagu läbi läks. Alkohol kütuse rõõmud. Aga metanooliga nüüd, kui sa seda autot ehitasid või kui alustasid ehitamist, siis ta ju oli sul ju minu meelest kohe ju mehaanilise kütusepumbaga ka ju? Ja ikka rihmaga käis kütusepumba. Siis kas see sama kütusepump oli juba sellise varuga, et pärast metanooli peale minnes pidi kütusesüsteemi nagu edasi ka arendama või? Ja sinna sai suuremad tüüsid pandud ja minust sai ka siis suurema tootlikkusega pump pandud. Sest metanooli tarvitab mootor, kas äkki on 2 korda rohkem kui bensiini? Ma tahaks arvata, et isegi rohkem. Sest see segu on ju 1,6 või 1,8 vist, eks. Kui muidu on 1,14. Et üle 2 korra rohkem vähem. Seda ma midagi mäletan ka veel, et ma käisin enda võidusõidu pärast siin mingit abi küsimas ja siis me rääkisime samamoodi metanoolist ja sa ütlesid ka, et sul oli veel metanooli mootoril tehtud vist kas mingi nupp või mingisugune süsteem, et sa said esialgu niinimetatud tühikäigul või mitte enne võidusõitu said segu hästi lahjaks vist keerata. Ja see oli vajalik selleks, et metanooli mootori puhul ei tooda absoluutselt kuumas asi, vaid pigem on probleem, kuidas saada töötemperatuuri. Siis lihtne nipp on seda, et tõmmatakse segu lahjaks. Ja selleks oli pandud siis mul lihtsalt salongi kraan, lihtsalt on-off kraan vaheleks, et ma sain poole peale selle pumba tootlikkuse keerata. Et segu oli lahja ja siis ta läks soojaks. Tegid siis lihtsalt niinimetatud pumbast mootorisse mineva kõri tõmbasid hästi väikseks. Kõri kinni ja et siis ta segu oli lahja ja siis sai mootori soojaks. Muidu ei saanud teda kuidagi töötemperatuuri. Aga tal oli ju ikkagi vesijahutusega särk. Vesijahutusel jah ikka. Aga kuidas, seda juba ütles, et masu tuli, aga kuidas siis nagu see otsus tuli või kuidas sinnamaani jõudsid, et nüüd aitab selle suure autoga sõitmisest? Eks see masu oli ikka see põhiline. Ja siis, sellega on niimoodi, et kui sa oled selle liikuva rongi peal ja liigud kogu aeg nagu kaaslaseks, siis on asi nagu lihtne, kui sa oled sellest rongist juba korra maha astundeks, et siis on nagu keeruline sinna võib-olla tagasi minna, et siis tekkisid juba muud huvid, seoses Ameerika autodega, eks, et tekkisid juba muud projektid sinna kõrvale. Et see läks kuidagi loomuliku rada pidi ja alguses nagu ei tundnud sellest nagu puudus ka, eks. Et oli nagu väike vaheldus, et suvi on vaba. Pärtel muidugi põdes seda. Pärtel elas ikkagi 100% ja rohkemgi veel ikkagi selles kiirenduse lainul ikka sees. Aga kuidas praegult? Ta ikka püüdis ikka kogu aeg ikka tagant turgitseda, et teeme ja oleme, aga
aga ma tookord ei võtnud vedu ja nüüd ei ole kuskilt vedu võtta, eks. aga praegult vahest ei kipita või? Otseselt ei kipita, aga kui ma käin suvel vaatamas, no siis nostalgia tekib küll, jah. Tekib küll. Et Vaadates teiste starti, kes seal paaris kangutavad, siis tuletan jälle Laurit hea sõnaga meelde. jah, ja teine on see, et ega olgem ausad, ega siiamaani meil ei ole ju rohkem Eestis autosid, mis oleks ju sellise mehaanilise ülelaadimisega, nagu sul oli. Ei ole tõesti, jah. Et jah, tänapäeval on Tänapäeval on turbot, turbotehnika. turbo ja nitro, eks. Nendega muidugi tulemus on parem, eks, aga seda show elementi on bloweriga ikkagi rohkem. jah, sest see bloweri see metsik valjudus, see vilin ja kiuksumine, et see on ikkagist jah. Mul endal tuleb ka kellegi kommentaar meelde selle aja kohta, et iga kord, kui ta Lauriga sõitsite, siis Lauri hüppas alati stardi seest ära, et nitroauto eelis ja sina ju bloweriga ei saanud nagu nii täpselt seda starti, et põhimõtteliselt vist jalaga ju doseerisid, et kui palju see... Jah, stardis oli nii palju oli mootoris jõudu, et mul ainuka variant doseerida oli jah parema jalaga. Aga see on tegelikult äärmiselt ebatäpne. Et siis oligi see, et alati stardis Lauri hüppas eest ära ja siis selle nii-öelda lõpuosaga lihtsalt toorjõuga tulid ja et kas siis sai mööda või ei saanud mööda. Kas sai või ei saanud, jah. Muidugi Lauril oli üks eelis oli veel, tema reaktsiooniajad olid paremad. Ilmselt sellest, et ta oli võib-olla pikemalt sõitnud, aga võib-olla sellest, et ta tegi trenni, harjutas seda. No ja kindlasti ju transbrake aitab kaasa, et sul on ju ainult nupu lahti laskmine, et see... Ja no mul oli ka transbreaki pealt asi käis siiski, aga ikkagi, kui me reaktsiooni aegu võrdleme, siis Lauril oli paremad. Aga jah, siis auto läks juppideks, mootor siiamaani sõidab. Mootor sõidab siiamaani ja Kere pidi ka siiamaani sõitma. Ma küll ise ei ole näinud, aga vähemalt nii on tüübid on rääkinud, et on nähtud. Kere küll värviti teist värvi, millest mul on tegelikult kahju, et mulle see punane ja leekidega see kombinatsioon nagu meeldis nagu väga, eks. Ma nägin nagu ekstra vaeva. Et see auto on veel selles mõttes eriline, et kui tänapäeval teibitakse siuke asi valmiseks ja kleebitakse peale, on poole päevaga asi tehtud, eks. See auto on ikkagi pintsliga maalitud peale. Ma tahtsingi tegelikult kohe varsti sinna jõuda selle sama välimuseni, et ta ei olnud ju lihtsalt punane, et tal oli ju leegid ja võidusõidulipp ja asjad olid peal, et ta nagu ta oli visuaalselt nagu niivõrd siukene kunstiteos ja see oli kõik siis käsitsi tehtud. See oli käsitsi tehtud, jah. Ma ei mäleta küll selle tüübi nime, aga ma saatsin auto, punase värvitud auto trailer peal Tartusse. Ja üks tüüp värvis selle minu nagu kavandi järgi, eks ma tahtsin talle pildi, et umbes siukest asja tahtsin saada. Ja siis kas nädala või paari pärast tuli siis valmis auto nagu tagasi. Ja ma seda tüüpi olen näinud, ta on ühe korra elus. Ta käis, see oli ka mingi Tartu võistlus, ta käis seda vaatamas ja ütles mulle, andis mulle käe pihku, et mina värvisin selle auto, see on väga tore. Väga auto, kõigile meeldib, mulle ka. See on jah, käsitööna värvitud ja maalitud auto. Sellest on tõesti selline asi üle harjutada. Meie ei saa ju öelda, mis uus omanik autoga teeb. Loomulikult, jah. Aga kui nüüd sulle öelda või 20 aastat on möödas, mis siuksed 1-2 kõige eredamat mälestust on? No ikkagi see Lauriga kammutamine, see on ikkagi number 1, et kes siis parasjagu parem on. Korra olin mina peal, korra tema peal. Vaatame seda sõitu siis. Enamuses oli ikka vist tema peal, aga nii mõnedki võidud on mul ka olemas, kui ma ikkagi auga võitnud. Siis meenub kiire Camaroga esimene sõit, kus ta veel ka finiši joone peal kiirendab. Ja siis
see on ka meelde jäänud, kui 2008 esimene võidusõit oli siis, millest ma enam ka rääkisin, et kui ma läksin oma metanooli peale, eks, ja Lauril oli tehtud seal oma seal uuenduseks ja panime lõppu välja ja mingisugune väike vahe oli, eks, et vot siuksed momendid on jäänud. Aga samast metanolist korra veel rääkides, et stardis, kui nii nupu lahti lasid, et oli nagu kohe tagumikuga aru saada, et nüüd on hoopis teine ja loom. ikka muidugi jah. Et parema jala ja siis pea koostöö, et see asi kuidagi nagu siis otse püsiks ja kui liiga palju gaasi vajutad, siis rehv lööb tühja ja samamoodi ei kiirendaks. Jah, ja selle pidamise leidmine oli, ütleme, Bloweriga oli ikka tõsine kunstlik. Jah, pluss veel selle suure tegelikult vedela drag'islikiga selle pidamise piiri peal mängimine on ikka väga keeruline, et kui ta juba väga ära läheb, siis pole enam midagi päästa. Jah, et nitroga on palju lihtsam, seda saad juba doseerida juba niimoodi, et ta annab stardis vähem sulle peale. Jah, kontrolleri teeb imesi. Kuigi näiteks siin mõned osad tagasi Indrek Valman rääkis ka, et panid ka siis Žigulile nitro peale, et ei saanud muidu minema. Jah, see on siis Žiguli tehnika, on ju. Ja aga neil selle kontrolleriga oli vist midagi pahasti olnud, sest ta ütles ka, et iga kord oli nagu selline loterii, et kas ei tule, kas tuleb seadistatud 20% või mingil põhjusel tuleb 100%. Ja kuna tal oli direkt port ja kõige väiksema tüüsiga, siis tal see 100% oli hetkega 200 hobujõudu. Et jah. Üks nüanss tuleb vist meelde, mis on meil tegelikult, mulle tundub, et Lauriga oli täitsa erinev asi, oli see, et kui mulle meeldib ehitada ja nautida protsessi, ja siis võidusõit on nagu siis selle jää peal see jääme tippeks, mis välja paistab, eks see nagu siis nagu väike osa sellest nagu mõnust või ehitamisest. Siis ma arvan, et Lauril vist oli vastupidi, et tal oli ikka põhiline oli see võidusõit ja see esinemine. Jah, kuskilt, kui ma eile õhtul tuulasin mööda internetti, vaatame, et isegi öelda algusaegadest, siis seal oli kirjas ka see, et Lauri ju alati tuli tiimiga ja bussiga ja asja. Aga aga Erki tuli pahatihti, oli üksinda kohal ja niinimetatud one-man band. Et siis oli lisakommentaari pandud ka, et Erki ongi autoehitaja ja talle meeldibki see mehaaniline pool. Üksik hunt. Ehitamine on mu lemmiktöö. No seda on siin töökohas väga hästi näha. Aga nüüd me teeme ühe väikse vingerbussi.